Nii, ja selleks on üleval siin kaardi vasakus servas tööriistade ribal on plussmärk kõige ülemine, kus siis tuleb ka kohe juurde väike märge, et siin lisa. Ja siin saab päris palju asju lisada. Mina tahaksin praegu lisada siis kihti failist ja ongi selline nimetus lisakiht failist. Ja nüüd ta annab siis valikut, ma võin siis drag and drop ehk siis niimoodi tõmmata ja siis lohistada siia selle faili, aga teeme selle pikema teekonna, et võtame siis meie seadmest, võib-olla meile kuskilt mujalt serverist, aga reeglina ikkagi oma arvutist ja siis lähme uuesti selle kataloogi juurde, kus ma need failid salvestasin ja valime selle sama CSV faili, et mitte Exceli, vaid CSV, Hiiumaa kirjanikud, CSV. Ja avame. Nii, ja ütleme selle ülemise valiku, et tekitame sellest objekti kihi ja lisame kaardile. Nii, ja samuti võtame siis kõik need tulbad, et siin saab veel välja selekteerida, et kui ma näiteks ei taha mõnda kirjeldust või mõnda pilti, et kui keegi teine saadab mulle tabeli ja ma tahan sealt ainult teatud tulpasid kasutada, siis ma saan siit linnukestega need sisse-välja lülitada. Aga mulle sobivad nad kõik, ma olen selle tabeli ise koostanud. Nii, nüüd ta küsib, et aga kuidas ma seoksin selle tabeli siis sinu kaardiga ja siin ma ütlen, et kasuta laiuskraadi ja pikkuskraadi ja laiuseks kasuta Y-it ja pikkuseks X-i, nii nagu nad ikka käivad, aga siis siin tasub jah meeles pidada, et X ja Y mõnikord nendes geoinfosüsteemides on teistpidi, et kui ta satub kuskile Araabiasse, siis tehke see protseduur uuesti ja pange ta lihtsalt vastupidi, et ei maksa ära kohkuda. Nii. Ja lükates siis nuppu edasi, ütleme, et tekita mulle siis kihtnimetusega Hiiumaa kirjanikud 1, ma igaks juhuks panen siin 2, sest ta ei luba sama nimega kihti teha, et ma võib-olla juba olen sellise koostanud täna ja ütlen, et lisakaardi peale. Nüüd ta natukene mõtleb ja salvestab meile siis meie andmete alla kihi ja näete, võtab ette juba täpse piirkonna, kuhu need täpid kõik mul satuvad. Ja need on nüüd seesama tabeli andmestik ja siis geograafiliste koordinaatidega täpsetes kohtades. Ma teen kiire visuaalse hinnangu, ütlen, et jah, need on tõesti väga kenasti õigetes kohtades. Ja tekkis mulle siia kihtide loendisse ka kohe automaatselt uus kiht, et mida ma saan näha, et kui ma selle lisa valikute peal klõpsan, siis ma näen, et seal ma saan vaadata ka seda tabelit. Tegelikult seda tabelit saab siin ka täiendada nüüd juba edaspidi. Ma saan sellest koopia teha ehk duplikaadi ja ma saan seda ka ümber nimetada. Nii et kui mulle Hiiumaa kirjanikud _2 nimetus ei meeldi, siis ma võin sinna hiljem kirjutada midagi sobivamat. Aga kõigepealt teeme nendest oranžidest täppidest, mida ta automaatselt kaardi peal kuvab, ilusad leppemärgid. Ja selleks saabki võtta siis siit kuva atribuudid. Need on mul juba siin paremal lahti, aga igaks juhuks näitan, et siit saab sellega uuesti alustada, kui vahepeal midagi sassi läheb. Ja siin on nuppnimetusega laadid paremas servas, kus on meil siis sellised kiirmenüü tööriistadega. Ja see laadid on mul hetkel ees ja nüüd siit allapoole minnes ma näen, et ma saangi muuta kihi laadi. Et on selline väli ja nüüd ma siis tahan muuta ainult seda asukohta, et muidu ma saaksin tabeli tulbast võtta ka mingisuguse põnevama väärtuse ja selle järgi ära kuvada, aga võtame hetkel ainult siis selle ikooni. Nii, ja nüüd ta ütleb, et selle sümboli laad ehk siis kujutusviis on mul üks selline oranž täpikene ja siin juures on pliiats, pliiatsi peal klõpsates ma saan hakata edasi toimetama. Ta ütleb, et see on põhipunkt selles mõttes, et ArcGIS-i tarkvara alati paneb selle punkti, see on põhiline tema jaoks. Ja selle noole peal klõpsates ma ütlen, et ma mingit põhipunkte ja põhikujundeid aitäh ei soovi. Ma saaksin siia nüüd tuua endale meeldiva sümboli, mida ma olen varem koostanud, aga tegelikult on siin ka päris suured teegid, ehk siis sellised leppemärkide kogumid ja ma leian siit näiteks huvipunktide alt
endale meelepärase ja tahan kasutada näiteks musta värvi, kerin allapoole ja selline must tilk ring sees sobib mulle väga hästi. Ja näete, kaardi peal ka tuli kenasti välja, et kõik, mis ma siin juba nii-öelda ära märkisin, sai siia ka nii-öelda ära salvestatud. Ütlen, et valmis. Nii, kui mul see õige leppemärk on leitud, siis järgmiseks ma tahan, et natukene kohendada neid leppemärke. Ma tahan neid natuke suuremaks teha. Ja soovitav on näiteks siin üle-eestilistes vaadetes või maakonna piires hoida neid kuskil 20-30 pikseli suuruse vahel. Nii et võite siin nihutada selle näiteks 20 või 30 peale ja kui ära salvestate, siis see nii jääb ja näete, muutusid kohe siin ka natuke suuremaks. Samuti saab siin muid toiminguid teha veel, et võite neid hiljem proovida. Nii, valmis, leppemärgid on paigas. Nüüd kaarti vaadates oleks väga mõnus, kui ma näeksin kohe, et mida see üks või teine täpp mul siin tähistab. Ehk siis ma võtaksin sealt tabelist järgmise tulba ja tahaksin, et selle kirjaniku nimi oleks selle täpikese juures kohe. Selleks me saame kasutada sellist valikut, nagu on märgised. Märgised on natukene siin juba peitu jäänud, et need tööriist on päris palju, et siin ongi selline 3 nuppu, kus on kirjakene juures rohkem. Ja siit tulevadki mulle märgised. Ja nüüd ta siis ütleb, et kas need märgised lubada või mitte lubada. Kui ma nad luban, siis tuleb siia alla üks täiendav nupukene, et sa saad seda märgise klassi lisada. Nii, klõpsame selle peal. Ja esimene valik kohe ongi nimi. Ja näete, et nii kui ta selle märgise klassi mul siin lubas, siis tekkisid mulle siia juurde kohe ka nimed nendele täppidele. Et näiteks siin Hiiumaa Kuri külas on koolis käinud Villem Ridala. Ja siis vaatame, et kuidas see kirjakene nüüd võiks olla selle täpi juures. Ja allapoole kerides on näiteks siin redigeeri seda, muuda seda märgise laadi, et me saame siis nüüd teha seda kirja ühte või teist värvi. Saame talle näiteks väikest halo ümber tekitada, kui see kujunduses võiks oluline olla. Saame muuta selle fondi suurust, teeme ta näiteks natukene suuremaks, teeme ta näiteks 16 punkti peale. Ning üks asi veel siin kõige allapoole kerides me saame määrata, kus kohas see kirjaniku nimi ehk siis see märgis selle punkti osas hakkab paiknema. Hetkel on ta määratud, et paigutus on üleval keskel. Ma valin siit noole alt, ütlen, et ole sa parem üleval paremal. Näete kohe ta nihkus ja siin on üks selline rist punktiirjoonte vahel täpikene ja selle täpikesega ma saan nihutada, et kui kaugel on see märgise tekst mul sellest punktist, et ma saan siit natukene nagu lähemale tuua, et ta ei oleks nii kaugel. Nii, ja olen sellega rahul, panen siit need aknad kinni, teinekord kui vaja võib alt panna ka salvestamise peale. Ja sain siis need punktid, mis sind automaatselt ka suurendusega üles-alla liiguvad ja näen, et Hiiumaal on päris kena nii-öelda jaotus kirjanikest. See on täiesti juhuslik, mul endale tuli see ka meeldiva üllatusena, aga praktiliselt igas Hiiumaa nurgas saab siis kasutada mõnda kirjaniku elukohta või tegutsemise kohta. Nüüd ütlen kohe ära, et siin Kai Aareleid ja Ernst Enno on tegelikult pandud meelevaldselt, et nad reaalselt nende asukohtadega võib-olla väga pistmist ei ole, aga lihtsalt mugav oli panna. Et see tuleb sealt tabelist välja. Nüüd, kui ma klõpsan näiteks selle sama Villem Ridala peal siin, kellest siin juba varem oli jutt, lähme täpsemalt peale ja tuleb meil lahti hüpikaken. Nüüd oleks hea hetk seda hüpikakent, mis sisaldab seda sama tabeli sisu, natukene kohendada. Esiteks ma tahan, et mul selle hüpikakna pealkiri ei oleks mitte selle kihi nimi, milleks olid Hiiumaa kirjanikud /2, vaid et selle sama kirjaniku nimi. Ja selleks ma võtan lahti siis hüpikakna jaotise. Ja
siin ongi välinimetusega pealkiri ja pealkirjaks ta automaatselt ütleb mul siis selle kihi nime, selle me kustutame ära ja selle teksti juures on kaks sellist nagu nurksulgu, et midagi seal sulgude vahel. Ja kui me selle peal klõpsame, siis me saame lahti selle tabeli kõik väärtused, kus me saame linnukesega ära märkida, et missugune väärtus siis sellele pealkirjaks läheb. Ja üsna loogiline, et ma paneksin sinna nime. Ja näete, siis no Üpikaknale tekkiski kohe siis Villem Ridala nime. Nii, ja kui meil on väga suur tabel, siis me saame siit neid mõningaid välju sisse-välja lülitada, et kui me näiteks kõiki ei taha või muuta nende asukohti, näiteks me tahame, et pilt oleks ülevalpool, siis nimetamegi kohe selle pildi sinna võib-olla kõige esimeseks, näete, pilt on siin üleval, tahame Villem Ridalat vaadata, hops, mul tulebki kenasti pilt ette. Pildiks ma siis lihtsalt Vikipeediast leidsin pildi ja kopeerisin siia selle lingi. Et see on tehtud ja saan vaadata siis, et seos Hiiumaaga on tal lapsepõlv, sinna võib panna märkused, käis siin koolis, aga see tuleb tegelikult siit linkides ka kenasti kõik välja. Ja siin Üpikaknas mul seda X ja Y-t enam vaja ei ole, siit ma võin nad lihtsalt ära kustutada. Et andmebaasis jäävad nad alles selles Exceli tabelis ja CSV tabelis ammugi jäävad alles ja puutumatult, aga nüüd sellel kaardil, mida ma hetkel koostan, läheb see tabel siis natuke selgemaks, ehk siis ma saan siin toimetada ja võtta mõned asjad ära. Nii, ma olen selle tööga rahul, panen siit Üpikakna kinni ja võin juba siis teha esimese salvestamise, et ma olen juba mõningase töö ära teinud, et mul see raisku ei läheks, sest ArcGIS Online'i eripära on selles, et kui ma vajutaksin siit kas tagasi liikumise nuppu, back nuppu, või panen üldse kinni ja järgmine päev lahti teen, siis kõik, mis jäi salvestamata, see on ka kadunud. Ja esimene salvestamine siis olekski näiteks näidis koolidele Hiiumaa kirjanikud. Paneme täpsustuse ka veel juurde. Nüüd see on nüüd see koht, kus me saame kirjutada kõikidele teistele, kes seda kaarti kunagi avavad, mingisuguse kommentaari. Et näiteks väga tore, et huvi tunned, kasuta julgelt. Et mingeid piiranguid siin kasutamisel ei ole, et ma jagan seda kõikidega avalikult. Nii, salvestan selle ära. Ja siin allpool on ka jagamise nupp, et siin on siis valik halda jagamist ja ma teen siis selle kolmandasse valikusse. See on nüüd päris oluline, et kui te ei taha veel oma sellist toorest või poolikut kaarti avaldada, siis jätke ta omaniku jagamise staatusesse või siis oma kooli ehk siis ettevõtte staatusesse. Aga mina juba jagan seda kaarti kõikidega ja siis ütlen, et jah, kõik võivad seda kaarti vaadata. Nüüd ta kontrollib ära, et kas need kihid, mis seal peal on ka jagatud, et siis ta ütleb, et näiteks see kiht, mis ma just lõin, seda ma ei ole jaganud, et selle ma pean eraldi jagama. See on ka päris loogiline, et kui ma koostan kas kaardi või rakenduse, siis ma pean ju jagama ja olema teadlik, et inimesed vaatavad kõiki neid andmeid, mida ma seal sees jagan. Et siis uuendan ka selle kihi jagamist.